Tere tüdrukud! Tere! Tänapäeval on muutunud vaata et olulisemakski infokanaliks, kus saadakse teavet uute trendide kohta moeajakirja tasemel hoopiski moeblogid. Minu kõrval täna ongi Roberta Einar, keda juba tunnete kindlasti ja kes on üks Eesti tuntumaid moeblogijad, kes teile räägib natukene sellest, kuidas siis see blogimine käib ja kuidas siis see blogija endale välja valib need teemad, need inimesed, need fotod, mida ta siis oma blogis üles paneb. Blogidel on väga suur võim meie tänava pildi ja tänava moe mõjutamisel ning just selle tõttu, et see jõuab kõikideni kõige lihtsamal viisil ning igaüks võib olla blogija. Kuidas sa välja valid need asjad, mis sulle meeldivad sinu blogis? Need pildid, need inimesed, need stiilid? Enamasti blogijad otsivad väljapaistvad inimesi, et sa näed karakterit nii nende riietusest, kui nende kõnnakust, kui sellest, millised need välja näevad. Kõige tähtsam ongi leida enda stiil ja teiselt käelt kaasa minna trendidega. Seppeles oleme täna sellepärast, et siin ootab teid uus ülesanne. Teie ülesandeks on välja valida komplekt, mis peegeldaks nii teie enda stiili kui ka hetketrende. Aeg on teil selleks 5 minutit, mille jooksul peate te siis välja valima selle komplekti ja sellega endale selga panema. Valmis olla? Läks! Ma ei käinudki riied seal ruumis, ma vaatasin keegi ma jään. Ma võtsin ennem teised jalanud ja hakkan panema jalga 1.39, 10.37. Teie ülesande järgmine osa on võistukõnni võistlus. Te hakkate siis 2 kaupa või siis 3 kaupa tulema siit catwalkilt lõppu, võtate poosi, lähete tagasi ja meie Robertaga otsustame, kes jääb mängu, kes langeb välja. Sandra langeb välja. See ongi võistlus ja igaüks pingutab nii palju, kui ta suudab ja parimad jäävad mängu. Kellija langeb välja, Kristina jääb sisse. Olga võidab, Arni langeb välja. Kristiina-Liisa jääb sisse, Kertu langeb välja. Maria langeb välja, Kairi ja Monika jäävad sisse. Ja nüüd võtate ennast uuesti paaridesse. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by. Monika jääb mängu, Kristiina-Liisa langeb välja. Don't see the chance, just let me read in private, cause
time I see I break down and Kristine langeb välja, Olga jääb sisse. gone by. Walk on by. Walk on by. Grete ja Kairi. 11 langeb kohe välja ja teine jääb mängu. Kairi langeb välja. mul läks halvasti tegelikult. mul on rohkem selline lohaka kutistiili mood. ei tea, mis me peame veel kõlkima või? Ühekaupa äkki nüüd. Kõigepealt valib Kirsti Seppelest välja Seppele lemmiku, kes siis võidab selle stiilimängu. Seppele valib oma lemmiktüdrukuks Arni. Palju õnne sulle! Auhinnaks on Seppele välja pannud sulle just täpselt needsamad riided, mis sa endale välja valisid ja selga panid. Lisaks saad sa välja valida 2 sõbrannat. Olle ja Kelly. Palju õnne! Sina saad endale ka nende tüdrukute riided. Ja nüüd kuulutame välja siis selle võistukõnnivõistluse võitja. Ja auhinnaks saab see tüdruk järgmisel väljahääletusel immuunsuse. Grete, Monika, Olga. Teie olete tüdrukud, kes siis kõnnivad kõige paremini. Ja teist 3-st. Grete ei võida. Ma hakkasin täiega närvida peale, siis mõtlesin, mis asja, vaata. Küsisin, et miks sa plaksutasid, ja siis ta ütles mingi, et ma tahtsin Monika võidaks. Teised tüdrukud, kes eesti keelest aru väga hästi ei saa, neid plaksutasid ka. Grete ei võida. Et nagu eriti hea tunne see ei olnud. See on sama hea, kui keegi langeb saatest välja ja siis sa plaksutad selle peale. Järele jäänud on Monika ja Olga. Võidab Monika. Ma uputan ära sinna mullivannina, siis ma plaksutan. Esiteks ma ei käigi mullivannis. See on natukene väga õel temast. Kas ta võiks hommikul ärgata nägu mingi, ma ei tea, hambapastaga koos ja mida iganes? Kuule edasi, ma plaksutan ka äkki sulle. Minu meelest on see algusest peale olnud niimoodi, et nad teavad, et ma neid väga ei armasta või ma väga ei salli neid, kuidas nüüd öelda. Et see ei kõlaks niimoodi, et ma nüüd vihkan neid. Ei, ma ei vihka neid. Võitleks õigele inimesele. Ma oleks pidanud vist tegema teistsugust kõndi.